Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Täna hommikul andis UNESCO erakorralisel istungil teada, et kasulikud idioodid kantakse maailma vaimse kultuuripärandi nimekirja. Komitee hinnangul kujutavad nad endast haruldast kombinatsiooni sihikindlast rumalusest, sisekaemuseta enesekindlusest ja aukartust äratavast võimest teha valikuid, milliste peale keegi ei oleks osanud tulla. Kaasava maailma nimel otsustati, et kasulikke idioote ei kritiseerita enam avalikult, vaid neile luuakse oma tugigrupp nimega Mõttevabaduse sõbrad, kus iga inimene saab rääkida oma tõde, sõltumata sellest, kas see baseerub andmetel, une näol või TikToki filtril, märgitakse Teaduste Akadeemia asutamiskoosoleku lõppedes. Majandusteadlased, kes põhjalikult uurisid läbipaistmatut riigieelarvet, on teinud aga viimased kokkuvõtted ja Rahandusministeeriumi suures saalis avatakse homme näitus Põnev riigieelarve. Näitusel eksponeeritakse kõike seda, mis leiti teadlaste poolt riigieelarve uurimise käigus. Päris täpselt ei saadud küll aru ka uurimise järel, kuhu raha kaob, kuid otsingute käigus leiti riigieelarvest mõndagi põnevat. Esiteks leiti palju raha, nii tsaariaegseid münte kui esimese vabariigi aegset raha enam kui 100 000 krooni. Samuti leiti Rootsi-aegseid hõbemünte, teise maailmasõja raames kadunud merevaigu tuba ja kammkeraamika-aegsed rikkalikud hauapanused. Eestlaste vanema lembitu küllaltki heas seisus hobune ja mitu 90ndatel aastatel koos poeseinaga kaduma läinud rahaautomaati. See on näituse kuraatorite sõnul vaid väike valik riigieelarvesse aastasadade jooksul kogunenud materiaalsest kaosest, millesse nüüd on natukene hakatud valgust laskma. Riigieelarve ei anna kergelt asju tagasi ja sinna suunatud vahendid kaovad nagu musta auku ja huvilistel palutakse seetõttu kiirustada. Ja korralduslikku. Elektrilevi annab teada, et juunikuus tõusevad võrgutasud enam kui 17%. Konkurentsiamet andis loa võrgutasusid tõsta, sest muidu ei ole tarbijate edasine võrku messimine enam jätkusuutlik ja paljud peavad plaani üldse võrgust välja vingerdada. Veel on Konkurentsiamet kaalumas Elektrilevi ettepanekut kehtestada võrgutasuga kalavõrkudele, putukavõrkudele, võrksukkadele, võrkaedadele, turuvõrkudele ja veel enam kui 200 erinevale võrgule, millele kaude seni on Elektrilevile makstud, aga otseselt mitte. Kõikide viimati nimetatud võrkude omanikud mingisugust täiendavat hüve maksu eest ei saa, nii nagu see on pikka aega olnud ka elektrivõrgu puhul. Ja lõpetuseks, tänasest saavad kõik soovijad kirjutada riigi võlakirju. Kirjas saab iga inimene teada anda, kui palju riik talle tema arvates võlgu on ja milles see võlg seisneb ja on see rahaline või tänuvõlg või mõni muu võlgnevuse liik. Samuti saab inimene võlakirjas kirja panna, kellele ta ise võlgu ja kui palju on. Riigi võlakiri tuleb saata Stenbocki maja aadressile. Riigil midagi plaanis küll maksta ei ole, aga kirjutamine ja enese tühjaks rääkimine aitab pingete mahalaadimisel alata, märgitakse Rahandusministeeriumi teates. Eetris olid uudised.